Pole saladus, et Ukraina seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega, kui ta püüab toime tulla Venemaa ballistiliste rakettidega. Need raketid tulevad järjest ja Ukrainal puuduvad vajalikud tõrjeraketid, et neid alla tulistada. Kas see tähendab, et Venemaa võidab selle sõja aspekti? Võib-olla oli see nii paar nädalat tagasi, kuid alati kohanev Ukraina on otsustanud Venemaa ballistiliste rakettidega teistmoodi toime tulla. Kui sa ei saa neid õhus alla võtta, hävita need enne, kui need jõuavad startida. Ukraina on leidnud geniaalse viisi, kuidas ühe hoobiga hävitada 10 Vene rakette. Aga veelgi enam, me näeme, kuidas Ukraina jätkab oma muutumist kaitseriigist selliseks, mis on võimeline alustama täiemahulist pealetungi, et saavutada võit. Kõik algab Venemaa ja Ukraina piiri lähedalt. 22. augustil teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina sõjavägi viis läbi eduka rünnaku Iskanderi ballistiliste rakettide stardipaiga pihta kusagil piiri ääres. Täna on meil veel üks kordaminek. Me ei saa operatsiooni tundlikkuse tõttu palju detaile avaldada, kuid fakt on fakt. Me tabasime Iskanderi raketilaskeseadet meie piiride lähedal, teatas Zelenski. Ukraina president rohkem üksikasju ei avaldanud. Me ei tea, kus see koht täpselt asus. Zelenski sõnul on see seotud operatiivse julgeolekuga, kuna Ukraina ei taha avaldada liiga palju üksikasju selle kohta, kuidas neid lööke korraldatakse. Lõppude lõpuks tähendavad üksikasjad infot, mida Venemaa saab enda kaitsmiseks kasutada. Pealtnäha tundub löök Iskanderi stardipaiga pihta olevat peamine uudis. Ja me ei taha selle rünnaku tähtsust alahinnata. Iskanderi ballistilised raketid on ühed kõige surmavamad relvad, mida Venemaa kasutab. Iga kord, kui kuuleme Venemaa viimasest õhurünnakust, kuuleme peaaegu alati, et Iskanderid olid selle rünnaku osa. Nende ametlikuks tegevusraadiuseks on umbes 500 kilomeetrit ning nad suudavad kanda nii tavalisi kui ka tuumalõhkepäid, mis kaaluvad kuni 700 kilogrammi. Iskanderid annavad Venemaale võimaluse tekitada palju kahju, sageli Ukraina linnadele, mitte sõjalistele sihtmärkidele, ühe ainsa rünnakuga. Venemaa tunnistab nende konkreetsete relvade tähtsust isegi rohkem kui Ukraina. Ballistilisi rakette nagu Iskander on raske taevast alla tulistada. Nende vastu tuleb kasutada spetsiaalseid tõrjerakette. Teades, et Ukrainal ei ole nende tõrjerakettide varusid, on Venemaa panustanud täielikult nende võimalikult suurele tootmisele. Kyiv Independenti andmetel on Venemaal tõenäoliselt oma varudes 600–630 ballistilist raketti. Pravda lisab, et umbes 130 Venemaa ballistilistest rakettidest on Iskanderid. Ja Volodõmõr Zelenski sõnul võiks Venemaa potentsiaalselt toota kuni 1300 raketti aastas. Kuigi Zelenski ütleb, et Venemaa pole veel sellise tootmismahuni jõudnud, aga see on võimalik. Ja see on probleem, mille Ukraina peab lahendama. Siin tulebki mängu tegelik põhisõnum, mis peitub Iskanderi stardiplatsi rünnaku taga. Oluline on selle rünnaku taga olev strateegia, mitte niivõrd rünnak ise. Selle ühe rünnakuga oleme just näinud, kuidas Ukraina on täielikult muutnud oma lähenemist Venemaa ballistilistele rakettidele. Selle asemel, et olla kaitses, mida peab tegema, kui loodad ballistiliste rakettide taevast alla tulistamiseks tõrjerakettidele, läheb Ukraina nüüd hoopis rünnakule. Ukraina ründab Venemaa stardipaiku, ehk teisisõnu hakkab Ukraina nüüd noolte asemel libulaskeid tulistama. Video alguses tegime julge väite, et Ukraina on just avastanud viisi, kuidas ühe hoobiga hävitada 10 rakette. Nii see käibki. Rakette ei pea otseselt hävitama, vaid Ukraina saab keskenduda stardiseadmete hävitamisele. Ilma nende stardiseadmeteta muutuvad raketid Venemaa jaoks kasutuks, mis tähendab sisuliselt nende hävitamist, kuna neid ei saa enam Ukraina kahjustamiseks kasutada. Ja Zelenski ütleb, et just seda hakkabki Ukraina nüüdsest tegema. See on üks võimalus, kui meil on väga vähe ballistiliste rakettide vastaseid rakette. On veel üks taktika, keerulisem, mille me välja töötasime. Jahtida nende lähedal asuvaid kohti, kust nad ballistilisi rakette välja lasevad. See on eraldi lugu, eraldi programm, eraldi operatsioon. Ja täna õnnestus meil see. Meie kaitsevägi tegi suurepärast tööd, ütles Zelenski pärast 22. augusti rünnakut. See järgnes sarnasele avaldusele 5. augustil, kui Ukraina president ütles, et sõjaväelased teavad, et nad peavad hävitama vaenlase raketilaskeseadmed, et vähendada Venemaa ballistiliste rakettide ohtu. See on Ukraina poolt geniaalne käik. Esiteks aitab see tasakaalustada raketitootmise kasvu, mis on viimastel kuudel hoogustunud Ukraina tõrjerakettide varude nappuse tõttu, millest räägime kohe lähemalt. Aga lisaks sellele tuleb arvestada ka Iskanderi endaga. On põhjus, miks Ukraina poolt hävitatud stardipaik asus piiri lähedal. Võisite selle põhjuse ära tunda, kui rääkisime Iskanderi laskekaugusest. Iskanderi raketid suudavad lennata 500 kilomeetrit. Ja kuigi see võib tunduda palju, tähendab see tegelikult seda, et Venemaal on piiratud võimalused, kuhu ta saab oma stardiseadmeid paigutada, et need oleksid kasutatavad. Krimmis on Iskanderi stardipaigad, nagu ka paljudes Venemaa piiriäärsetes piirkondades, kuid sellest kaugemale pole mõtet neid enam ehitada, sest Iskander ei lenda nii kaugele. Ukraina jaoks tähendab see sihtmärkide ala kitsenemist.
Need raketilaskjad on Ukraina droonide ulatuses, nii et Ukraina ülesanne on nüüd tuvastada, kus stardipaigad asuvad. Kui see info on olemas, saavad Ukraina droonid ülejäänu ära teha. Kuigi Zelenski on seda strateegiat esitanud, nagu see oleks täiesti uus, on olnud vihjeid, et Ukraina proovis midagi sarnast juba varem, 2026. aastal. Juba aprillis viis Ukraina läbi ulatusliku rünnaku, mis hävitas mitu Vene sihtmärki Krimmis, Donetskis ja Zaporižjas. See on 2026. aastal Ukraina jaoks igapäevane töö, sest rünnakuid nende okupeeritud alade vastu tehakse peaaegu iga päev, et nõrgestada Venemaa vägesid rindel. Aga mis tegi selle konkreetse rünnaku huvitavaks, oli see, mis juhtus Krimmis. Korotna ja Mežõri asulate lähedal asusid 2 baasi, kus paiknesid Iskanderi raketisüsteemid. Mõlemas paiknesid stardiseadmed ja Ukraina hävitas need oma rünnakus. Võib olla vihje sellele, mis oli tulemas. Nüüd, vaid mõned kuud hiljem, on Ukraina seda taas teinud, kuid seekord polnud rünnak Iskanderi stardiseadme vastu üksikjuhtum. Zelenski ütleb, et Ukraina panustab täielikult oma uuele strateegiale ning ta andis sellest märku püüdes pöörduda mehe poole, kes võib aidata Ukrainal tulevikus veel rohkem Iskanderi stardiseadmeid hävitada, Elon Muski poole. Seda väidab Financial Times, kelle sõnul püüab Venemaa nüüd saada Muski ja SpaceXi luba kasutada Starlinki toega droone rünnakuteks Venemaa ballistiliste rakettide stardiseadmete vastu kuni 200 kilomeetri kaugusel Venemaa territooriumil. See on Ukrainale suur palve. Kuigi SpaceX lõpetas lõpuks 2026. aasta alguses Venemaa ebaseadusliku Starlinki terminalide kasutamise Ukrainas, on ta ajalooliselt keelanud Ukrainal kasutada Starlinkiga varustatud droone Venemaa territooriumil. Need droonid on mõeldud Ukraina kaitsmiseks. Musk ja SpaceX tõenäoliselt ei soovi riskida Venemaa vihaga, lubades neid kasutada Venemaa territooriumil. Zelenski loodab, et suudab Muski meelt muuta. Nagu Zelenski 22. augustil ütles, on ta seni väitnud, et see kujutab endast eskalatsiooni. Kuid ta võib oma meelt muuta, kui näeb täiendavaid argumente. Zelenski soovib neid argumente esitada nii veenvalt, et ta palus isegi USA presidendil Donald Trumpil rääkida Muskiga Ukraina nimel, kui ta juulis Valges Majas käis. Juba siis oli ettepanek lubada rünnakuid 200 kilomeetrit üle piiri ning nimetati ballistiliste rakettide stardipaigad, juhtimissüsteemid ja muud objektid. Musk pole kommenteerinud pärast seda, kui Zelenski tegi selgeks, mida ta soovib. Ukraina jaoks võiks see Starlinki luba olla uue strateegia jaoks väga oluline. Tänu SpaceXi satelliitide kasutamisele, millel on tugevam ühendus kui tavapärastel raadiosidekanalitel, võimaldab Starlink droonioperaatoritel oma droonidega katta pikki vahemaid ning olla paremini häirete vastu kaitstud. Zelenski väljakutse seisneb siin selles, et mees, kes veebruaris Vene Starlinki sulgemise läbi rääkis, Mihhailo Fedorov, ei ole enam Ukraina kaitseminister. Fedorovil on otsene kontakt Muskiga ja ta võib olla võimeline esitama neid argumente, mida Ukraina peab esitama, kuid ta pole valitsusse naasnud, hoolimata sellest, et Zelenski on talle pakkunud erinevaid valitsuse ametikohti, sealhulgas asepeaministri kohta. Fedorov võib olla võtmetähtsusega Ukraina uue strateegia toimima panemisel. Vähemalt suudaks ta esitada argumendid selle kohta, miks Starlinki tuleks lubada kasutada rünnakuteks Venemaa sees. Kuid isegi ilma temata on Ukraina just tõestanud, et suudab hävitada Iskanderi stardipaiga. Ja kui Ukraina suudab seda teha korra, suudab ta seda teha uuesti. Ukraina peab seda tegema. See strateegiline muutus ei ole tekkinud tühja koha pealt. See on lähenemisviisi muutus, mis on sündinud vajadusest, mitte valikust. Aga see on ka muutus, mis peegeldab seda, mida Ukraina on teinud kogu 2026. aasta jooksul. Enne kui me sellesse kõigesse süveneme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Sellist sisu on veel palju tulemas, nii et kui see kanal teile väärtust pakub, siis kindlasti tellige ja lülitage teavitused sisse. Oleme siin täiesti otsekohesed. Ukrainal on tõsine probleem püüdurrakettidega. Kui Ukrainal on võitluses Venemaa vastu oma Achilleuse kand, siis on see, et ta peab tugevalt toetuma oma lääne partneritele, et saada raketitõrjerakette, millega hävitada Venemaa ballistilisi rakette lennul. Ja neist peamised on Patriot-tüüpi raketid. Ukrainal pole neid sisuliselt enam alles. CNN teatab, et Ukraina varud on otsas, mis tähendab, et neil on Patrioti raketipatareid olemas, aga need ei saa midagi teha. See on vastupidine probleemile, mida Ukraina tahab Venemaale tekitada. Ukrainal on stardiseadmed, aga pole rakette. Ukraina tahab, et Venemaal oleks raketid, aga poleks võimalust neid välja lasta. Zelenski enda sõnul vajab Ukraina talve üleelamiseks 5% USA Patriot rakettide varudest. Praegu on Ukrainal rakette vaid nii palju, et see moodustab 1% sellest varust. See ongi katalüsaator Ukraina lähenemise muutumisele. Patriot tõrjerakettide puudus tekitab Ukrainale juba suuri probleeme. Vene raketid sajavad iganädalaselt Ukrainale kaela ning need põhjustavad palju rohkem surma ja hävingut kui aasta alguses. Just seda Putin tahabki. Kogu Venemaa õhurünnakute eesmärk on terroriseerida Ukrainat, murda inimeste moraali ja hävitada nende kodud, et sundida nad alistuma. The Guardian kirjutab, et Kiievis valitseb nüüd pidev ärevus, kuna Vene raketid murravad linna kaitsetest läbi häiriva regulaarsusega.
Viimane neist rünnakutest toimus 20. augustil, nõudes 17 inimelu ja haavates mitut tosinat inimest. Ukraina nägi seda ette. Ukraina hakkas juba aprillis oma Patriot tõrjerakette normeerima, kui Euromaidan Press teatas, et Ukraina tõmbas rünnaku ajal Patriot meeskonnad tagasi, et säästa tõrjerakette tulevaste Vene rünnakute jaoks. Ukraina on hakanud kasutama Patriot tõrjerakette ka viisil, milleks neid kunagi ei mõeldud. Näiteks ründab sihtmärki vaid ühe raketiga, kuigi tavaliselt on vaja 2–4 raketi kasutamist. Ühelt poolt näitab see, kui pädevaks on Ukraina Patriot meeskonnad muutunud, ja see annab lootust tulevikuks, kus Ukrainal on rohkem tõrjerakette. Teiselt poolt on see aga märk sellest, kui tõsine on Patriot rakettide puudus. See, mida me praegu Ukrainas näeme, on kohanemine. Midagi, milles Ukraina on oma sõjas Venemaaga meistriks saanud, on oskus olukorda hinnata ja leida uus lahendus, kui algne lahendus enam ei toimi. Ballistiliste rakettide stardipaikade ründamine vähendab survet Ukraina kahanenud Patriot rakettide varudele. Vahetu eesmärk on luua olukord, kus Venemaa ei suuda oma rünnakute mahtu säilitada, kuna stardiseadmed on hävitatud, võimaldades Patriot rakette säästa nende väheste rünnakute jaoks, mis siiski toime pannakse. See ei ole Ukrainale ideaalne olukord, kuid praegu sobib see. Ukraina töötab selle nimel, et tulevikus suudaks ta kombineerida Venemaa ballistiliste rakettide stardipaikade sihtimist õhutõrjesüsteemiga, kuhu kuuluvad taas ka Patriot raketid. Tõepoolest, Patriot rakette on veel tulemas. TVP Worldi andmetel on Ukraina ja Saksamaa just allkirjastanud kokkuleppe, mille kohaselt annab Saksamaa Ukrainale 600 PAK-2 tõrjeraketti. Siiski ei hakka need raketid Ukrainasse jõudma enne 2027 aastat ning kogu tarne võib lõpule jõuda alles 2028 aastaks. See tähendab, et need ei jõua kohale selleks otsustavaks talveperioodiks, mida Zelenski mainis. Jällegi viib see uue strateegiani. Kui Ukraina suudab nüüd ja talve vahel piisavalt palju raketilaskepaiku hävitada, väheneb Venemaa oht ning Patrioti probleem ei ole enam nii terav. Loomulikult on vaja veel rohkem. Zelenski on selle selgeks teinud, kui ta kutsub lääneriik üles kehtestama uusi sanktsioone, et tekitada Venemaa kaitsetööstuse tarneahelale rohkem probleeme. Survet on vaja avaldada igale väliskomponentide tarneahelale ja igale ettevõttele, mis aitab kaasa rünnakutele inimelude vastu, kirjutas Ukraina president Facebookis. 14. augusti postituses. Nendel üleskutsetel on selge loogika. Venemaal on vaja oma raketid ja nende stardiseadmed valmis ehitada enne, kui ta saab Ukrainat rünnata. Selle uue strateegiaga hävitab Ukraina stardipaigad, et muuta Venemaa ballistilised raketid kasutuks. Ukraina soovib ka seda, et lääs pingutaks rohkem nende seadmete tarnete tõkestamise nimel juba nende lähtekohas, mis tooks kaasa selle, et Venemaal oleks raskusi asendusstardiseadmete saatmisega pärast Ukraina rünnakut. Ideaalne oleks 3 kihi kombinatsioon. Hävitada allikas, hävitada stardiseadmed ja omada piisavalt tõrjerakette, et raketid alla tulistada, kui Venemaa suudab need välja lasta. Tuleb teha tööd, et kõik need 3 elementi kokku tuua. Siiski näitab Ukraina tehtud kohandamine, et Ukraina kasutab oma õhutõrjes uut lähenemist. See ei ole enam ootamine ja allatulistamine, vaid leidmine ja tõkestamine. Ukraina läheb rünnakule, rajades endale tee võiduni. Venemaa võib olla üllatunud rünnakust Iskanderi stardipaiga vastu. Tegelikult ei peaks ta seda olema. See rünnak on lihtsalt järgmine samm Ukraina lähenemise täielikus muutumises, sest just rünnak on määratlenud parimad asjad, mida Ukraina on 2026 aastal teinud. Näiteid on palju. Võtame näiteks Krimmi. Suure osa aasta keskpaigast on Ukraina pidanud kampaaniat Krimmi poolsaare isoleerimiseks, katkestades kütusevarustuse, et muuta see oluline territoorium strateegiliselt kasutuks. Samal ajal andes Krimmi okupeerijatele teada, et Putin ei suuda neid kaitsta. See on ründestrateegia. Ukraina on rünnanud veokeid, laevu ja teid. Need ennetavad rünnakud põhjustavad nüüd Venemaale Krimmis palju probleeme ja neid ei toimuks, kui Ukraina oleks endiselt selles kaitsemeelsuses, mida ta on kogu sõja vältel hoidnud. Keskmise tegevusraadiusega ründedroonide arendamine, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 250 kilomeetri kaugusel rindest, on selle ründestrateegia võimalikuks teinud ja Ukraina kasutab seda täielikult ära. Midagi sarnast näeme Ukraina rünnakutes Wildberrisi ja hiljuti ka Ozoni vastu. Need 2 ettevõtet moodustavad koos Venemaa e-kaubanduse logistika selgroo. Neid kasutavad miljonid inimesed ja nad annavad tööd tuhandetele. Alates 18. juulist on Ukraina registreerinud vähemalt 20 rünnakut Wildberrisi rajatiste vastu, tekitades sellega miljardeid dollareid kahju. Ettevõte on kaotanud üle 1,18 miljoni ruutmeetri laopinda, nagu The Conversation teatab. Jällegi, see on rünnak. Otsesed löögid Venemaa territooriumile, mis mõjutavad rindet selles mõttes, et need tabavad ettevõtteid, mis müüvad sõjaväevarustust. Aga mis veelgi olulisem ja sarnaselt sellele, mida näeme Krimmis, need rünnakud toovad rohkem valu Vene rahvale, ilma et neid otseselt sihitaks. Oleme näinud ka seda, kuidas Ukraina on oma territooriumil ise rünnakule asunud. Pärast mainitud Starlinki sulgemist on Ukraina korraldanud sihipäraseid rünnakuid Vene rindejoone nõrkadele punktidele, mille tulemusena on vabastatud suuri alasid.
12. augustil avaldas Zelenskõi, et Ukraina on alates jaanuarist ainuüksi Aleksandrovka suunal tagasi vallutanud 745 ruutkilomeetrit territooriumi ning vabastanud 26 asulat. Need vasturünnakud võimaldavad Ukrainal kindlustada positsioone ja valmistuda edasisteks rünnakuteks. Me ei taha seda üle korrata, kuid see on järjekordne pealetungistrateegia. Selle asemel, et ainult oodata Venemaa rünnakut, et siis kaitses vastasele kahju teha, läheb Ukraina ise aktiivselt rünnakule, tekitades kahju ja kasutades samal ajal oma kaitset Venemaa vägede kurnamiseks. See, mida me näeme Venemaa ballistiliste rakettide stardipositsioonide sihtimisel, on lihtsalt selle pealetungilise lähenemise järgmine arenguetapp. Selle arengetapi on võimaldanud Ukraina kasvav kaugmaadroonide ja droonraketi hübriidide arsenal. Ukrainal on nüüd relvad, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 3000 kilomeetri kaugusel Venemaa sees. Nendel relvadel ei ole vaja nii kaugele lennata, et hävitada Iskanderi stardipaigad, kuna selle tüüpi rakettide tegevusraadius on piiratud. Siiski avab see Ukrainale võimalusi rünnata Venemaa sügavuses asuvaid rakette ja nende komponente tootvaid tehaseid, mis toetab ideed katkestada Venemaa raketirünnakud juba tekkekohas. Kõik taandub ühele olulisele tõdemusele. Ukraina teab, et ainult kaitsega seda sõda ei võideta. Putin on juba näidanud, et on valmis ohverdama nii palju venelaste elusid, kui vaja oma eesmärkide saavutamiseks. Peaaegu 1,48 miljonit ohvrit ja see arv kasvab. See on selle tõestus. Kui Ukraina ainult kaitseb end ega tee midagi muud, saadab Putin lihtsalt järjest rohkem kahuriliha rindele nii kaua, kui ta suudab. Ukraina võib olla võimeline tapma sadu tuhandeid, võib-olla isegi miljoneid veel, aga samal ajal kaotab ta ise sõdureid ja varustust. Võib olla piisavalt selleks, et Venemaa saavutaks kurnamisvõidu, mida Putin näib soovivat. Seega on vaja pealetungi. See lihtne kontseptsioon on olnud Ukraina 2026 aasta strateegia määravaks aspektiks. Nüüd on Iskanderi raketilaskekohad Ukraina sihikule võetud. Zelenskõi on just ühest rünnakust teatanud. Lähinädalatel ja kuudel on seda oodata veelgi rohkem, kui Ukraina rünnakud vähendavad Venemaa õhuvõimekust. Muide, me uurisime palju põhjalikumalt Ukraina vasturünnakuid lõunas. Asi ei seisne ainult 745 ruutkilomeetris. Ukraina on oma pealetungidega purustanud Venemaa narratiivi ja saate teada, kuidas see juhtus, vaadates meie videot. Aga enne kui lahkud, telli kanal ja anna meile kommentaarides teada, mida arvad. Kui soovid kanalilt veelgi rohkem, kaalu liikmeks hakkamist, et saada ligipääs eksklusiivsele sisule. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!